Need vennas on asjad, kes seda ei mõista, on üksi. Ruts, miks me selle sõidu tegime? Niisama. Kuidas su tervis ka on? Kas sa oma tervisest räägid? Mis mõttes? Miks sa teatrist ära tulid? Mis siis? Oleks mul jaksu tead, ma väänaks su nina, nii et sul aru tagasi tuleks. Toomas, kas sa Maiat oled näinud? Sa ei tohi ühelegi hingata sellest, mis ma praegu sulle ütlen. Ta oli mulle väga lähedane. Väga. Sa ei ütle. Ei ütle. Aga miks? Hakkavad naerma. Mind alati naertud, kui ma tõsiselt mõtlesin. Võib-olla sellepärast, et ma ise ka naersin. Toomas, sa võtta ta naiseks. Saad elule tuletorni. Elu on imelik. Elu on imelik. Kas sa ei ole märganud, et tõsised asjad on naljakad? Naljakad asjad, aga tõsised. Sa vii mind nüüd tagasi. Ruts! Sa ütlesid, et kui ma sulle järele tulen, see tähendab, et sõber on hädas. Milles asi on? Pärast kuuled. Oi, sa venna, sa oled mul tore ja terve. Vaat, mis tähendab puhkus õe juures. Kalapüük ja värske õhk. Sa vaata õde, et sa mind sind laisaks ei eelita. Ära karda. Õhtul panen su aeda tööle. Näed, siin on maasikataimed. Istutad need maha. Pärast kuuled.
tere, Joller! Tuli siia. Tere! No jälle tagasi linnas. Sedapuhku küll, jah. Sa oled kõhnemaks jäänud. Kõhnemaks ja sitkemaks. Kas peanäitejuhti nägi? Ei olnud aega. Aga mis siis? Ei midagi. Me nägime hommikul läbi kabineti akna, et sa seisid teatri ukse ees. Ma käisin surnuaial sõpra vaatamas. Jah, Ruts on läinud. Küll oli matusel palju rahvast. Ta oli väga populaarne. Ta oleks võinud olla ka väga kuulus. Suure andeline inimene, haruldase tähelepanuvõimega. Aga tuult tallas, liblikaid ajas taga. Sa ei tundnud siis Rutsi. Ta oli sügav inimene. Ainult häbenes, harjas seda. Tean, aga Ruts oleks võinud elada sama hästi Argentiinas kui siin. Ja seda oli tunda ka tema loomingus. Mõistad? Me kõik muutume, areneme. Loomulikult. Muidu poleks ju mõtet elada. Mida sina nüüd kavatsid teha? Ma sõidan sovhoosi oma lapsepõlve sõbra juurde. Kuule, ütle üks ilus poisslapse nimi. Christophus Columbus. Kas läheb endale vaja? Ei, oma pojale. Millal sündis? Kunagi ajalooraamatutes kirjutatakse, sündis 20. sajandi keskpaiku. Praegu läheb vaatama. Nägemisel. Nägemisel. Eemat! Mis on? Pane Ruts. Ma ei teagi. Võib-olla panengi. Head reisu. Aga seda mõtlikku. Kõigest räägib teatrist mitte sõnagi. Et oleks küsinud, kas on igatsus kahe mängida? Ei. Tähendab, pole vaja. Jah, olen must. Mul puudub keigarite mahejutt. Minu elu laskub aeg ja orgu. Ent veel mitte praegu. Tänane näitemängu proovib ära. Anna joostu õige. Jah, kuulsin. Aga see on pagana tore sinust, et sa meie juurde tuli. Elu näitering sai kohe teise hoo sisse. Kuule, mida sa loed, ah? Otellot. Kas võtame kamma? Kas see veel praegu üle jõu ei käi? No mis kurat, ma mängin ise selle Otello maha. No, katsu enne oma Vestmanist jagu saada. Sul on õigus. Pagana raske on. Aga mul oli hirmus tahtmine mängida. Kuule, õpeta, kuidas ma pean seda lauset ütlema. Ma murran ta maha. Ma teen ta tuhaks. Mis on selle nurjuse nimi? Ärni, ma lausa imetlen teie tahet ja elujõudu. Kuule, no õpeta, kuidas ma pean seda ütlema. Mis on selle nurjuse nimi? Ärni, vabanda, ma tahaks ise selle kallal pisut pusida. Vabanda mind. No jah, ma saan aru. No ma võtan ta üksi läbi. Mis on selle nurjuse nimi? Mis on selle nurjuse nimi? Jah, olen must. Mul puudub keigarite mahejutt. Mu elu laskub aege orgu, ent veel mitte
väga. Sul on kiri. Noh. Verd, Jaago, verd! See oli ju kurat teab mis ja vaat selline näitleja tasub olla. Jaa, peanäitaja vil annab rabada, kui tahab Jollerile järele jõuda. Kust ta selle jõu võttis? Ja missugune... Joller, me võime veel suuri asju teha. Ma ütlen, me võime. Evald, kui Otello on väljas, ma tahaksin saada uusi proove selle sulatusahju direktoriga. Kas mängid nüüd paremini? Seda ma ei tea. Tean ainult, et nii nagu ma mängisin, seda osa mängida ei saa. Mis mõttes? Kui teen, siis näed. Selge. Nägemist. Sa, Toomas, oled vist vahepeal väga palju läbi elanud. Miks sa nii arvad? Ma ei võta midagi tagasi, mis ma sulle tookord ütlesin. Sa olid see. Aga nüüd on sinus väga palju muutunud. Sa oled vist väga palju halbu näitemänge lugenud. Elus inimesed ei muutu nii ruttu. Ei. Su vaade on teine. Ja häälest on kadunud kõledus. Ja ütle mulle, miks sa teatrisse tagasi tulid? Aga ütle ausalt. Ei saa mitte vaiki olla. Maia, sul on halli juustes. Märkasin seda, kui hoidsin su pead senati pildis oma käte vahel. Me kõik vananeme teatris väliselt varakult. Kas sa ei tunne ennast üksi, Maia? Üksi? Mul on töö. Aga elu? See ongi minu elu. Noorus läheb mööda, Maia.
Ju ta siis peab minema. Maia, aga kas sa... Ma mõistan, mida sa mõtled. Meie, Toomas, oleme sinuga rongid, mis sõidavad kõrvuti roobastel, kuid ei kohtu iialgi. Kus sa seda tead? Siis oleksid nad juba ammu kohtunud. Aga võib-olla... Ei. Ärme sellest enam iialgi räägime. Ma imetlen sind. Imetlen. Rahunege! Veel paar sõna. Riik sai mult mitmeid teeneid. Need on teada. Neist vaikigem. Ma palun, kui te kirjas kord räägite neist võikast sündmusist, siis nähke mind, kui sa olen. Ei liig leebelt, ei halva pilguga. Siis näete meest, kes targalt pole armastanud, kuid kuumalt. Kes ei saanud kiirelt kiivaks, ent kui süttis, siis põles viimseni. Kes kergelt käest heitis pärli, kallima kui kõik ta hõim. Pange see kirja ning siis öelge, et ta leppas. Kui turbani peas seal peksis tige türk veneetslast kord ning laimas riiki, võtsin tal ümber lõigat koeral kõrist kinni ja pissin teda nii. Sind suudlesin, siis surmasin. Mul muud ei jää kui surres suudelda su suud. Suurele meistrile suures imetluses Sirje ilma vilistava esseta. Sirje! Tule siia. Sa ütlesid kord, mida tähendas sulle mu tubli tüdruk. Nüüd ütlen mina sulle. Kas sa tead ka, kallis laps, mida tähendavad mulle su lilled? Ja nüüd, Sirje, ütle mulle sina. Pupujukud.
Ma olen saanud selleks, kelleks ma pole unistanud saada. Tahtsin saada meremeheks, hiljem klouniks ja veel hiljem kirikuõpetajaks. Ma pole kunagi olnud religioosne inimene. Lähtavasti veetles mind õpetaja kutseski sõna elavaks tegemine. Ja kui ma kirjutaksin kunagi oma mälestusi, siis ma paneksin selle pealkirjaks teatri vang. Ta on umbes sama tunne, mis on meremehel, kes kirub õudselt merd ja läheb uuesti merele tagasi. Isegi kui ma ütleks niimoodi, et ma lähen teatrist ära, ma ei ole päris kindel, ma saan kaua ära olla. Võib-olla ma tulen sellesse kirutud, neetud ja südameverega armastatud võrguliku teatrisse uuesti tagasi. Mis kuradi asi see on? Mitu korda ma pean rääkima, et ma ei kuule teksti. See ei ole mitte väga suur teater, 700 kohaga. Ja ma pean igasse saali nurka kuulma, mida te ütlete. On täitsa erinevad asjad, kas ma kuulen peale 3 esimese tähe sill. Viimast täht on see silm, sildi või silka, silk, silm, sild, silk, on kõik erinevad asjad. Ja peale selle, meie siin Akadeemilises Draamateatris peame teadma, et see lava peab olema meie emakeele kostvuse, ilu ja kauniduse kooliks. Te peate tundma igaüks meie emakeele omapära, tema astme vaheldust, tema välteid. Te peate panema konsonantide kallaste vahel voolama vokaalide jõe, nagu ütleb Stanislavski. See on teie ülesanne. Seda peate tajuma selleks, et terve saali täis hakkab tajuma, kui ilus on see keel, mida te räägite. Mind vaimustab see tema oskus ja tahtmine ja tüdimatus korrata elementaarsed ja nii-öelda aabitsatõdesid, ilma milleta näitekunst ei püsi sellel kõrgusel, mis ta on, ei püsi värske ja ei valluta mingisuguseid uusi horisonte. See võib tunduda naiivne ja hakata olema kordamisena, aga seda tuleb teha, tuleb rääkida sellest, et iga etendus on nii nagu esimest korda, et me ei teaks ette, mida me mängime, et tänane publik on ainult üks kord, vaatab ja näeb, täna tuleb anda oma parim ja nõnda edasi, nõnda edasi. Näitekunsti ime on selles, et ta sünnib siin täna õhtul ja nii on üks ainsamaid rüütleid tema selles valdkonnas, kes sõdib selle eest, et see ime, olgu ta lihtne, aga kui ta on lihtne, siis on ta ka ilus ja suur, sünniks täna siin laval ja et inimesed ikka teatrisse tuleksid. Tema süü on see, et ma õppisin valetama ja varastama, nii nagu ta ütleb, et lavastajaks kedagi õpetada ei saa, või õpitakse nii nagu varastama vaikselt teise kõrvalt. Siis tema näitas mulle seda maailma niivõrd põnevana, niivõrd huvitavana, et sealt mulle see varguse haigus nagu külge jäigi. Mustvalgele trükitud sõna on ikkagi surnud sõna ja see tuleb nüüd loojal, lavastajal, interpreedil siis sealt üles tõsta ja elama panna. Tema oskus fantaasiarikkalt ja detailide küllaselt ja need detailid kõik teenisid ühte põhieesmärki elustada näidendit, nii et ta pärast selle lehekülje läbilugemist ja pärast laval vaatamist ja pärast proovil vaatamist, need olid nagu 2 eri maailma, kusjuures kogu aeg sinna juurde kõlas küsimus, miks? Mitte see ei ole niivõrd oluline Richardi juures, et ta on küürakas ja lonkur ja värdjaslik, nagu ta ise ütleb, ja ta on armastusest ilma jäänud. See on bioloogiline liin. Vaid see, et ta ütleb, ma olen võtnud nõuks
hakata lurjuseks. Tähendab, tasakaalu eest tuleb võidelda. Normaalne suhtumine on saavutatav kohutavate vaimsete pingutustega. Ja siis tuleb üks lurjus, olgu ta Richard või olgu ta Hitler, lööb oma kamba kokku ja ütleb, ma võtsin nõuks hakata lurjuseks ja lööb terve maailma tasakaalust välja. Ja see on see, mille pärast me tükki mängime. Kuid mina, kellel kärpis kaunid mõõdud ja röövis liikmeilu moondav loodus mind nihestatult, enneaegselt tuues maailma nii näotu lonkurina, et koerad hauguvad, kui möödun neist. Ei mina loiul rahupõlve moel või mõnu tundes aega surnuks lüüa, kui just ei juuri päikses oma varju või oma näotusest ei targuta. Et ei saa kui armastaja ma õrna jutuga häid päevi veeta. Nõuks võtsin näidata end lurjusena. Ma olen ennustusi käiku lasknud ja laimu kirju, et kuningas ja Clarence, minu vennad, saaks omavahel surmavaenlasteks. Veel täna Clarence suletakse kongi, sest ennustuse järgi keegi G monarhi lastel suleb elutee. Olete laval erineva põlvkonna näitlejad ja tihti me otsime seda, mis eraldab eri põlvkondi. Tegelikult me peaksime leidma selle, mis ühendab eri põlvkondi. See on see, et mis oleks meie loomingus kõige olulisem. Mulle tundub, et kõige olulisem näiliselt on muidugi talent, eks ole. See on see, kust üldse meie kunst pihta hakkab, kuidas ta on talendiga siin või mitte talendiga, kas ta jääb teatrisse või mitte. See on väline ja näiline, aga kuskil sügavamas põhjas on määrav see, mida sa oled oma talendiga peale hakanud. Ja mitte ainult teatrikoolis, vaid pärast küpsustunnistuse kättesaamist aastast aastasse. See on see, mille kohta Johannes Kotkas väga piltlikult ütles, et Nõukogude Liidu tšempioniks saada ei ole raske, kui sul on jõudu ja osavust ja kavalust ja õnne ka. Aga Nõukogude Liidu tšempioniks jääda on kuratlikult raske. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Staccato. Hügis! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maria kahe Tootsi ilmumine, selle ettemängimine. Ta peaks olema liikumiselt napim, sõnalt täpsem. Ühelt poolt Voldemar, või kas või sama Toots on ühte kätt, teist Voldemar, see peab mõtlema kuskil. Natuke sagiv ja natuke hakkame puust ette tegema seda, mida me ise kõneleme, kui usaldaks oma sõna. Ja see on küllalt huvitav, missugused tasandid tulevad ja mulle tundub, kas siin peaks täiesti pilkudega, et sotsiaalne tasand, olustikuline tasand, kõik missuguseks see, hakkab nägema seda, et meil peab meelde jääma selle poisi andekus. Tükes vaati see, kellel on perspektiivitunne, kes hakkab rääkima, kellel niisugune kuratlik silm on olemas. Kas sa teate seda lugu, kuidas prantslane, sakslane ja juut said kokku õhulaevas? Ja teate, kui tal on niisugune silm, sa hakkad edasi kuule, teine vaatab, mis see kala silmadega otsa. Kas sa tead seda lugu, kuidas prantslane, sakslane ja juut said õhulaevas kokku? Ei tea, räägi edasi, räägib, ei ole kuskilt kommenteeritud. See jutustuses hirmus oluline, see sama nimetaks jutustuse teiseks plaaniks. Teeb ju kõigi kohta. Sest see on kaks asja, nagu see endasse vajumine tekib. Endasse vajumine on seotud lustipuudusega samuti. Lust ei ole nagu ise oma teha. Sest mõttes, ta on muidugi oma teha, aga ta on niisugune näitleja üks andeomadus isegi. Ja kõik muu on siis õpetav.
vormistamata. Ei saad aru. Dissertatsioon. Ilma igasuguse sissejuhatuseta küsisin kohe väitekirja kohta ja siis see tuli. See on selles kass. Ainult kujutlete, et olete dissertatsiooni kirjutanud. Juhendaja arvab, et dissertatsioonist peaks ikka asja saama. Nähtavasti pole tava juhendaja. Pupujukud. Minul pole nende arvates jõudu, kujundusjõudu. Ma olevat pealiskaudne. Pupujukud! Mida sa pead oma vigadeks? Seda ma täitsa avameelselt ei ütle, aga mul tundub, et see, mis mu matusekõnes mu vooruseks loetakse, ju need on ikka vist mu peamised vead. Sest inimene püüab, kui ta tunneb oma vigu, nende vastu töötada ja püüab ennast teistsugusena näidata, kui tema oma vigadega välja paistaks. Selles mõttes ma olen ka endale aru andnud ausalt, sest ma olen loomulikult laisk. Ja ma olen nii kohutavalt töötanud ja väga vähe magada saanud, väga vähe puhada saanud selleks, et mina ja teised mu ümber ei tunneks, et ma laisk olen. Ma isegi ütleks, et ma olen vist ihnus, sest mu käest on hirmus palju raha läbi käinud ja ma olen teda pillanud selleks, et mul ei tekiks tunnet, et ma ihnus olen. Ja muidugi on midagi niisugust geenides, mida ei saa ümber endas muuta. Ja mille kallal kannatad ja mille kallal võivad isegi depressioonid olla, see on jonn. See on kuskil mul isadest ja emadest päritud. Aga ma ei oska elu lõpus öelda, oli see mu viga või see pääs ka mu voorus. Sest kuskil jonn on viinud mind nendesse mäe tippudesse, nendesse maa kaugusesse, nendesse tüki sügavuses, kuhu ma ilma jonnita ei oleks jõudnud. Aga jonnakas ma olen. Nutavina ära. Viskan sulle nurga alla, jumala